Aleksander rõõmustas esimest korda oma elus, sest ajast peale, kui olid möödunud tema lapsepõlve elurõõmud. Kui ta võis öelda võõrale noormehele, näidates Mašinka poole, näe, see on minu ema. Tõeliselt oligi see tema meelest. Ju rinnalapse east peale see naine oli asendanud tema ema. Õigel emal olid teised lõbud. Aga veel suurem rõõm oli see, kui tutvustas oma võõrast. Ema, see siin on Paul Ungern. Isa ütles, et tutvustagu ma teda emale ja olgem head sõbrad. Naise silmis särasid pisarad. Tema teadis ju väga hästi, kes oli Paul Ungern. Mašinka teadis üht saladust, mida ta papale kunagi ei avaldanud. Seda, et see Paul oli juba siis maailmas, kui temaga juhtus see katastroof. Just selle ilmale sünd põhjustas seda. Kahel inimesel, keda kirg oli langetanud pattu, oli vägagi põhjust takistada, et tema saaks kõik teada. Mees ei teadnudki seda iial. Ent selle saladuse Mašinka jutustas ära pigemini Aleksandrile, neil usaldusrikkal tundidel, kui see oma isa kohutava õpu eest põgenes lihtlabas ümmardaja juurde. Siis sosistas talle Mašinka, et väljas, suures ilmas, mis temale kadunud ju lapsepõlvest saadik, on tal suured ja vägevad vaenlased, tema onu ja selle poeg, üks tema poolvend. Nende pärast tulebki temal nüüd siin Kaljutornis lasta kaotsi minna oma noor elu. Ja siis rääkis veel, et tõeliselt head inimesed, kes tahavad olla Jumalale meelepärased, annavad andeks oma vaenlastele ja õpetas temale ühe lihtsa palvekese, mida õige inimene loeb oma vaenlaste eest. Et pööraku ümber neid Jumal, jäetagu neid taga ajamast, saagu pehmeks südamed nende vastu, vabastatagu nad vanglaelust, antagu neile rahu ning paremust. Mašinka tegi Aleksandriga nii, et igal õhtul enne magama minekut pidi palvetama oma veljeku eest, kes juba sündimise tunnist peale on tema tagaajaja. Nüüd seejärel öelnud Mašinkale, vaata, see siin on Paul Ungern, isa ütles, olgem head sõbrad. Siis neis sõnus väljendus tunne, et näe, minu palve on mõjunud. Vaenlane on vaibutanud oma viha, ta on tulnud mu järele, ta vabastab mu. Kummatigi Jumal on hea, kummatigi minu isa on hea, kuis ma armastan mõlemaid ühtlasi ja seda kolmandat, vaenlast. Mašinka mõistis seda ja väriseval käsil emmates, surudes üksteise ligi 2 pead, suudles mõlemaid otsaisisele. Armastage üksteist. Siis tõi ta alt kapist, mis iiales leidis hõrgutise poolist. Oli ainult üks taldrik ja sealjuures veel üks söömisriist. 2 poissi mõistsid süüa ühelt taldrikult ühe ainsa noaga. Leppisid ilusti. Mašinka vaatas neid nautides. Siis saatis nad välja väikesesse aeda. Mingu mängima noormeeste moodi, maadlema, rüselema, ärgu olgu neil kahju lilledest, juba niigi on sügis käes, hallatis rabab nad pea. Siis rääkis Paul sõbrale suurest ilmast, mida ta juba palju oli läbi käinud. Lahinguiski on juba olnud merel, kaapritega. Sellest tuli Aleksandrile meele. Kaapritel, bandiitidel on omapärased võtted vehklemise juures. Tõi võitlusmõõgad ning õpetas Paulilegi neid meistervõtteid. Võib kasuks tulla, kui kord silm silma vastu peab võitlema meriröövlitega. Milline õnnelik ta oli, et ükskord kokku juhtus omataolise poisiga. Kuidas hõiskas ta süda rinnas, kui vaatas oma venda. Rõõmustas niisuguse ilusa ja uhke poisi üle, kui vehklesid, hoolitses väga, et nürida mõõgaga teda kõvasti ei lööks, nii et tal valus oleks. Kui aga see juhtus talle virutama ühe tubli hoobi, siis naeris ja ütles, pole viga ühti ning kiitis teda selle eest. Aknast luuras neid Mašinka, kui nad aias edasi-tagasi tamberdasid ja pühkis pisaraid, rõõmupisaraid.